Huvi selle vastu, kuidas inimestel maal läheb, kuidas siin elatakse ja kuidas siin toimetatakse, on aasta-aastalt kasvanud. Möödunud aastal külastas avatud talude päevi umbes 210 000 inimest ning aastal 2024 üle 300 000 inimese. No kuivõrd oodatud päev see teie talupidamises on? No tegelikult eks me ikka ootame ja ühtepidi natuke hirmuga kas hakkama saame. Ja teistpidi ikka ootusärevus ka, et ikkagi seda kõike, mis me siin teeme, jagada, mis me teeme. Aga me olime siin mingitel aastatel 2 aastat kinni ka. Siis see pikk sirge, mis meie juurde oli umbes, et kõik ikkagi teadsid, et me oleme lahti, et need on mõistlikum on lahti teha. Need ikkagi inimesed trügisid väevõimuga õue peale? Tookord küll jah, et ainuke, mis päästaks, kui panna suured plokid tee peale ja ise kodunt ära minna, et nii päästaks, aga kui vähegi kodus oled, et nad tulevad ikka jõuga. No see näitab, et inimestel on ikkagi teadmiste janu ja tahtmine teada saada, kuidas siis maal elatakse. No kahtepidi üht teadmist ja uudisime ikka ka, kuidas nad seal elavad. Meil läheb teistsugune kõik. Mida me inimestele pakume? Näitame oma taluloomi. Et sel korral meil palju eksootikuid, kellest üks siis praegu on ka mul süles. Et tema meerebase kutsikas. No kui palju inimestel on seda üllatust, kui nad siia õue peale tulevad ja kas vaadatakse ainult eksootikuid või ikkagi tuntakse huvi ka tavaloomade vastu? Tavaloomade vastu huvi on suur, eriti lehmade toitmine, veiste toitmine. Et selle vastu on küll huvi suur. Aga eksootikute osas on kommentaar, et ei oleks oodanud, et nii palju need ühes väikses talus võiks olla. Kas on tähtis, et näidata ja tutvustada inimestele niimoodi loomi? Jah, on. Et meie põhimõte on see, et me tutvustame loomi sellepärast, et me õpetame loomadega käituma. Et tutvustame loomade elu, nende igapäevaelu, nende vajadusi. Et meil on see selle pealt väga tähtis. Avatud talude päev ja ettevõtmine, mis on kusjuures saanud siit Järvamaalt alguse, et kuidas sellel aastal läinud on? Jaa, sai Järvamaalt alguse, olen ka kuulnud meie liiderpiirkonnast veel, aga meil on 7. aasta, nii et kõige esimesel korral me käisime lihtsalt vaatamas, kuidas teistel läheb ja mismoodi tehakse ja et saada aru, et kuidas rahvas käib ja mis loomade ja teistega nagu toimub sel ajal, et siis saada aru, et näiteks me ei tee siin ratsutamist samal ajal, kui on avatud talude päevad, sest see oleks väga meeletu koormus loomadele ja see pole see, mida me tahame. Nii et. Kuivõrd vajalik on sellise päeva nagu avatud talude päev korraldamine? Ma arvan, et see on hea võimalus tutvustada inimestele sellist erinevat Eestit, et kõik talud ei tähenda sama ja maal on väga erinevaid tegevusi, nii et see paljusus tulebki, ma arvan, nende päevadega väga hästi välja. Me oleme alles 3. kohas. Aga plaan? Plaan on nüüd vist selline, et vaatame, lähme teeme ühe lõunapausi ja siis läheme edasi. Kas on plaan rännata ringi mööda Eestimaad kohe 2 päeva jutti või võtate ainult siis tänase päeva? Meil on ainult tänane päev, jah. Et ei 2 päeva ei toimeta. Tõesti on väga vahva päev, eriti lastele. Et seal eksootika loomi oli, mida ju ikka ei näe. Et mõned üllatasid täiesti, mida pole üldse näinud ega ei teadnudki. Avatud talude päev käimas, et kas olete jõudnud kuskil mujal ka käia või olete siin ainult jõudnud Kaljusalu talu õue peale? Ei, praegu ainult siia, me käisime ennem seal Kilplaste maal, seal oli ka huvitav. Aha. Aga kuhu kindlasti plaan minna on? Ei tea, seltskond otsustab, kui autosse jõuame. Aga võtategi nii-öelda ette, käite paljud kohad läbi? No mõned kohad ikka, jah. Et on ikka päev on nii-öelda varutud? Päev on varutud, jah, seda küll. Kas on vajalik selline avatud talude päev? No vaadake ringi. Siin on näha, kõik tunnevad rõõmu.